Tere tulemast Eesti Energia kaevandustesse! Eesti Energia kaevandused on põlevkivi ettevõte, mis tegeleb põlevkivivarude jätkusuutliku kaevandamisega selleks, et varustada elektri- ja õlitootjaid kütuse- ja toorainega. Kasutame ära ka põlevkivi rikastamisjääke, suunates need ehitusmaterjalide tootmisesse ja killustikuna teede ehitusse. Põlevkivi on settekivim, mis on tekkinud 400–500 miljonit aastat tagasi ja koosneb primitiivsete ainuraksete organismide, bakterite, järvede ja merede vetikate ning planktoni biomassist moodustunud orgaanilisest ainest. Meie põlevkivi kaevandustes on näha vahelduvaid põlevkivi- ja lubjakivikihte, mida võib pidada looduse kirjutatud kroonikaks kunagisest lubjakivibakterite ja vetikate vahelisest olelusvõitlusest. Põlevkivi sisaldab orgaanilist ainet kerogeeni, mida saab kuumutada, kivimist eraldada, töödelda ning muuta seejärel vedelaks põlevkiviõliks. Eesti Energia kaevandused kaevandab aastas ligikaudu 16–18 miljonit tonni põlevkivi. Kaevandatav põlevkivikiht on 2,7–2,9 meetri paksune ning kokku oleme pea 100 aasta jooksul kaevandanud üle 1 miljardi tonni põlevkivi. Kui põlevkivikiht on maa all sügavamal kui 30 meetrit, tuleb seda kaevandada allmaa kaevanduse kaudu. Teha kaeveõõned, need toestada ning luua kivimi väljatoomiseks vajalikud süsteemid. Allmaa kaevandus on jagatud paneelideks, mida eraldavad veo- ja tuulutusteed. Paneelid on omakorda ka jaotatud kamberplokkideks. Kohtades, kus põlevkivikiht ei ole väga sügaval, kaevandatakse ka põlevkivi karjäärides. Nii saab põlevkivi kaevandada kuni 30 meetri sügavuselt. Pealmaa kaevandamisel saab kasutada suurema jõudlusega masinaid ning seetõttu on see kaevandamisviis mõneti tõhusam kui allmaa kaevandamine. Eesti suurim põlevkivi kaevandav ettevõte, Eesti Energia kaevandused, on saanud alguse 1918. aastal. Ettevõtte koosseisu kuuluvad Estonia kaevandus, Narva karjäär ja logistikaettevõte. Kaevanduste peakontor paikneb Jõhvis, ülejäänud ettevõtte osad aga Ida-Virumaa eri paigus. Nii näiteks asub ettevõtte pealmaa kaevandus ehk Narva karjäär hoopis Vaivara vallas ning selle masinaparki kuulub 10 sammuvat ekskavaatorit, sealhulgas Aidu karjäärist kohale lennanud 2000 tonnised sammuvad ekskavaatorid Aidu Pääsuke ja Aidu Sookurg. Lisaks pealmaa kaevandusele on ettevõttel ka allmaa kaevandus Estonia, mis on maailma suurim põlevkivi kaevandus ning mille pindala on võrreldav Eesti pealinna Tallinna pindalaga. Ida-Virumaal Mäetaguse, Iisaku ja Illuka valdade territooriumidel asuvas Estonia kaevanduses toimub põlevkivi kaevandamine umbes 50–70 meetri sügavusel maa all, kus temperatuur on püsivalt ligi 7 soojakraadi. Viimase 10 aasta jooksul on kaevandamise tehnoloogiat oluliselt täiustatud ja seeläbi efektiivsemaks muudetud, et hiljuti suletud Aidu karjääri ja Viru kaevanduse arvelt toodangut tõsta. Nii Estonia kaevanduse, Narva karjääri kui ka nende peamiste klientide, Narva elektrijaamade ja õlitööstuse vahetus läheduses paiknevad raudteetranspordi ja kütuse etteandega tegeleva logistikaettevõtte üksused. Logistikaettevõtte eesmärgiks on tagada katkematu põlevkivi tarne ka kõige keerulisemates ilmastikutingimustes ja üha kasvavate veomahtude korral. Kokku töötab Eesti Energia kaevandustes ligi 2600 inimest, mis teeb meist regiooni suurima tööandja. Mõned aastad tagasi maavarade ammendumise tõttu suletud Aidu karjääri ja Viru kaevanduse asemel on Eesti Energia kaevandustel plaanis rajada peagi uus kiviõli kaevandus, kus rakendame veelgi efektiivsemat ja keskkonnasäästlikumat tehnoloogiat. Suletud kaevandusalad aga taastame ning loome neist meeldiva keskkonna piirkonna elanikele. Nii näiteks on 2012. aasta suvel suletud Aidu karjääriala tänaseks korrastatud ning alale on rajatud rahvusvahelistele standarditele vastav sõudekanal. Kaevuritest kuni tehnoloogia arendajateni koosnev professionaalne meeskond loob lahendusi selleks, et meile usaldatud pruuni kulla ressurss saab kasutatud võimalikult säästlikult ja optimaalselt. Nii on kaevandamise mõju ümbritsevale keskkonnale minimaalne ning kaevandustööde sulgemisel taastatud ala vastav eelkõige kohalike inimeste ootustele.